olen siin kilplaste teemapark. Tegelikult on kilplaste lood saksa rahva naljandid. Meie rahvakirjanik Friedrich Reinhold Kreutzwald tõlkis need lood saksa keelest eesti keelde ja pani kilplased elama siia Järvamaale Peetri kehelkonda Upakala külasse. Upakala küla enam ei ole, aga endise Peetri kehelkonna keskus asub siin üsna lähedal ja sellepärast hakkasid nüüd kilplased siia uut küla rajama. Kilplased on naljandi tegelased, kes on kuulsad oma ebaotstarbeka käitumise poolest. Nagu ka siin Müüsleri külas Kilplalas on näha kilplaste kambaga kaanimise kruus. Keda te siia külla ootate ja mis siin teha saab? Me pakume kilplaste humoorikaid elamusretkesid pargis. Need on sobilikud nii täiskasvanutele kui lastele. Meie juures saab sünnipäeva pidada, pulmasid, kokkutulekuid ja käsitöötoad on meil niisugused huvitavad, et näiteks kilplased viskavad villast, siis me pildime või kilplastel on savi, siis me teeme savist asju. 1, 2, nöö! Miks te soovitaksite igal ühel just siia teie juurde külla tulla? Kogu aeg pead sa olema nii tark ja edukas, aga meie juures saab ennast vabaks lasta, saab kilplaste huumorit nautida. Meil on nõukojas on tarkuse kott, võid vahepeal mõistuse lausa sinna panna ja kui vaja on, siis võid juurde võtta. Et selline lahe koht, kus saab vabalt ennast tunda. Aga kuidas on liiderprogramm teid toetanud? Me oleme sealt mõne projekti ka raha saanud, selle meie peamaja kilplaste koja mööbel on saanud toetust. Mis on see, mis teile endale Järvamaal kõige rohkem meeldib? Meil on siin küll tasane maastik, aga ikkagi väga ilus loodus, need Norra allikad on väga ilusad. Ja turismiettevõtjana mulle meeldib, et meie kanti turismiettevõtjad teevad koostööd, meil on selline turismivõrgustik Looduskaar. Siis me soovitame teineteisele, kus magada saab, kus midagi vaadata saab, kus süüa saab.